küll lõpuni kursis, millised need töötasu erinevused praegu on ja kuivõrd nad diferentseeruvad erinevate ametite vahel, aga mulle tundub siiski, et see ehk ei olegi nii peamine. Küsimus on ka suuresti selles, et töö õigusloomega on kahtlemata väga huvitav. Ega siin ei saa alati lähtuda sellest, milline on sissetulek. Sissetulek on suur, aga töö on nüri, ma usun, et see ei tee ka kedagi õnnelikuks. Et teistpidi õigusloome annab ikkagi mingis mõttes tohutu sellise loomingullise vabaduse, ma ütleks. Sa saad ikkagi oma käe järgi kujundada tulevaseid seadusandja seisukohti, mis ju eriti Eesti taolises parlamentaarses riigis on lõppastmes ju kõigile siduvad. Et minu meelest see väljakutse on iseenesest juba nii huvitav, et ta peaks stimuleerima häid juriste sellega tegelema, aga see ei ole nii läinud. Ja lõppastmes, kui me vaatame ikkagi, see on omakorda huvitav küsimus, et kui me vaatame, palju on iseseisvas Eesti Vabariigis varsti siin 30 aasta jooksul juriste ette valmistatud, see on kolossaalsed arvud ju tegelikult. Väikese Eesti riigi kohta on juristide ettevalmistamine olnud ikkagi erakordselt mastaapne, kuhu need inimesed kõik on kadunud. Mis on muidugi selles mõttes huvitav, et erinevalt paljudest teistest Lääne-Euroopa riikidest, kus töötu jurist on üsna tavapärane nähtus. Juristid ei leia tööd, sest neid on liiga palju, neid ei vajata. Eestis ei ole seda juhtunud. Et huvitaval kombel on juristi elukutsega selles mõttes omapärane, et ta võimaldab väga erinevaid väljakutseid. Ega kui sa olid õigusteaduskonna lõpetanud, see ei tähenda seda, et sa pead meil juristina tööl. Sa võid suunduda ärisse, tõlkimisse, kuhu iganes. Selles mõttes, et see on selline universaalne baasharidus selleks, et ühiskonnas toime tulla ja tundub, et Eesti ühiskond on need juristid siiski suutnud kõik ära absorbeerida. Nad on endal leidnud koha, töötu jurist ei ole Eesti riigis nähtus. Et pigem võib-olla on probleem selles, et üks asi ikkagi, mis minu meelest vääriks tõsist mõtestamist, on ikkagi see õigushariduse kvaliteedi küsimus. Ja teine pool, kui ma nüüd selle õigusloome näite tõin, siis kindlasti ka Justiitsministeeriumi võimekus kompetentseid häid juriste enda juurde meelitada, mille puhul kõige vastassuunaline, kõige parem näide oli omaaegne Justiitsministeeriumi kantsler Mihkel Oviir, kes oli selles mõttes fantastilise intuitsiooniga inimene, kes suutis luua Justiitsministeeriumisse sellise õigusloome meeskonna, mis lõppastmes õiguskorra üles ehitas. Pigem sellistest ka juhtimistalentidest, mida esindas omaaegne kantsler Oviir, mulle tundub, et on ka ehk puudus.